Täna me asetame nurgakivi piima- ja biogaasijaamale. Biogaasijaam, mis kerkib siis piima- ja farmi kõrvale, kus Halinga piirkonnas on jõudnud põllumajandus ja loomakasvatus tasemele, kus me hakkame tootma gaasi ehk energiat lehmasünnikust, mis siiamaale on läinud ainult põllurammuks, aga nüüd me hakkame sellest tootma kütust. Biogaasijaama ehitamine, see ongi meie varustuskindluse tagamiseks. Et praegusel momendil me koos partneritega toodame ligikaudu 140 gigavatt-tundi energiat aastas. Ja kui see valmis saab, siis tuleb täiendavalt 40-50 gigavatti juurde, mis tähendab juba Eesti kogu gaasi tarbimisest 5-6%. Et see on nagu varustuskindlus suhtes ka tulevikus meile väga kasulik. No väga hea on, et räägitakse Eestis taas kasutatavast materjalist ühistranspordi käitlemiseks. See oli selline bürokraatlik ütlemine, aga ühesõnaga eesmärk on, et meie ühistransport liiguks kohalikul toormel ja sellisel toormel, mis on jääkprodukt. Et selles mõttes ma näiteks seda HVO-d ja biogaasi üldse ei vastandaks, sest need on jäätmetest tekkinud, aga igal juhul, kui on nagu Eesti päritolu ja me saame siin võimalikult lähedal ära kasutada ka meie biogaasi, et siis see on väga-väga hea kasutus, nii et Kliimaministeerium seda kindlasti ise ka toetab ja propageerib. See käänuline tee selle protsessini on olnud pikk, ta on ka keeruline olnud, aga samas see sündmus ongi selle võrra magusam, et just täpselt seda teed pidi me siia jõudnud olema. Seda ei saa sõnadega kirjeldada, seda tuleb luuletusse panna. See on midagi sellist, mis siin piirkonnas, kus on põllumajandus alati olnud selline põhiline töö, siis sellega jõuda nagu järgmisele tasemele. See on piirkonna jaoks väga-väga oluline sündmus.